Kiri algab kirikust ja rahvas raamatust. See mõttekild pärineb Hando Runneli ühe luuletuse esiridadest. Just nendest luuleridadest inspireerituna tekkis mõte panna välja näitus üsna unikaalsetest eestikeelsetest vanimatest trükistest. Need piiblid ja raamatud pärinevad 2 erakogust ja on veel taastamata. Esimene emakeelne tervikpiibel ilmus aastal 1739 ja siin on näha neist 2. Kokku trükiti neid 6015 eksemplari. Vitriini kõrval aga näeme üht väga erilise ajalooga piiblit. Sellel on rääkida meile oma lugu. Nimelt rändas see 1835. aastal trükitud piibel juba tsaari ajal Venemaale, kuhu selle omanikud sajandi lõpupoole maasaamise lootuses välja rändasid. Nii nagu võib-olla paljud teiegi vanavanemad. Maad saadi ja tubli tööga töötati end peagi üles. Ajad ja olud aga muutusid ja see piibel on täna meile tummaks tunnistajaks ajalooetapist, mil püüti hävitada nii väikest rahvast kui ka tema kirjasõna. Sellel piiblilt on ära rebitud kaaned ja piibel ise on saanud tunda peitlisarnase terariista ja haavlipüssi toorest jõudu. Kõigest hoolimata jõudis see piibel Simiditsa külast siiski tagasi Eestisse. Seda tänu ühele väga tublile sealsele eestlasele Ida Bockfeldile. Nimelt päästis see tubli naine, kes sõja ajal tolles Eesti külas oli postiljoniks, selle piibli tõenäoliselt ühest eestlastest tühjaks jäänud majast. Teise versioonina võis aga see piibel kuuluda ka tema vanavanematele. Ida oli muuhulgas ka väga andekas kunstnik. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajal tõid suviti Idal külas käinud tuttavad, kes ise olid Venemaalt sõja lõpupäevadel Eestisse tagasi elama asunud selle piibli Eestisse. Siin fotodel võimegi näha Idat, tema enda ehitatud maja ning Ida vanemaid, Jakobit ja Liisa-Mariat. Laual aga on lisaks 1873. aastal trükitud piiblile 1877. aastal trükitud uus epistlijutluse raamat ja 1907. aastal trükivalgust näinud doktor Jakob Hurda jutluse raamat Elu valgus. Neilgi raamatutel on meile rääkida oma lugu, kuid me liigume edasi raamatukogu ajaloo juurde. Luutsniku raamatukogu ajalugu ulatub tagasi 1917. aasta hilissügisesse, kui asutati Kikre rahvaraamatukogu selts. 2 aasta pärast saab seega meie raamatukogu juba 110-aastaseks. Oma 110-aastase ajaloo jooksul on raamatukogu olinud 6 korda, kandnud 9 erinevat nime ning raamatukogus on töötanud kokku 11 töötajat. Pikemalt raamatukogu väga kirevast ajaloost saab lugeda külaseltsi poolt eelmise aasta lõpus välja antud koduloolisest raamatust Ühe kogukonna mitu nägu, Luutsniku ja Vana-Laitsna kultuurilugu. Raamat sisaldab kultuuriajaloolist ülevaadet Luutsniku paikkonnast ja kohati ka Läti poole Vana-Laitsna Korneti piirkonnast. Raamatus antakse põgus ülevaade paikkonna varasemast ajaloost ja arheoloogiast, mõisatest, küladest ja taludest ning maaelust, milline oli haridus, seltsi ja usuelu, dramaatilistest 20. sajandi sündmustest kuni käesoleva sajandi oludeni välja. Omaette peatükk on pühendatud piirkonna koolidele. Muuhulgas räägitakse peale riigipiiri fikseerimist ka Läti poolele jäänud eestikeelsete laste hariduste saatusest. Allikatena on väga palju kasutatud mälestusi, nii kaugematest aegadest kui uuemast ajast. Väga olulisel kohal on ka arhiiviallikad. Üksikuid artikleid paikkonna kohta on ilmunud nii teaduslikes kui ka populaarsetes teostes, ajakirjanduses, internetis ja mujalgi. Rikkalik fotomaterjal ja ajalehtedes ilmunud lood on oluliseks ja meeleolukaks täienduseks ajaloolistele tekstidele. Raamat sisaldab ka nime ja koharegistreid ning inglise ja lätikeelset sisu lühikokkuvõtet. Selle raamatu saatesõnas on järgmised read. Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu.
Sellest elu jooksul saab ajalugu. Iga inimese lugu on ajalugu. Igal ajal on oma lugu. Tasahilju vajuvad ajalukku kunagi siin elanud ja tegutsenud inimesed. Ka sellel majal, kus praegu asub raamatukogu, on jutustada oma lugu. Kogu maja puitosa on uuesti üles ehitatud arvatavasti 1920. aastatel endise Luutsniku mõisa kõrtsi vundamendile. See foto siin on üles võetud 1930. aastate alguses. Fotol on näha seismas ühe tubli ja ettevõtliku Eesti mehe Palu Hendriku perekonda oma poe uksel. See on see sama majaosa, kus me praegu oleme ja selle paksud kiviseinad on mälestus endisest mõisakõrtsist. Siin asuvad täna külaseltsi ruumid ja raamatukogu lugemissaal. Pereeluruumid asusid maja teises pooles. See on see osa, kus me enne viibisime ja kus asub raamatukogu kojulaenutusosakond. 1930. aastate teises pooles asus seal ühes toas ka Luutsniku piirivalvepunkt ja teisel korrusel oli kartser. Fotol on näha 2 väikest juukselehviga tüdrukut. Need tüdrukud on peretütred Aino ja Nelli. Aino on pildil pisut pikem tüdruk. Muretu lapsepõlv noores Eesti Vabariigis kandis tüdrukut neiu ikka. Veel ei teatud midagi mustadest ajaloopilvedest, mis meie väikese Eesti kohale peagi olid kogunemas. 1940. aastal anti raamatukogule üle piirivalve Petseri jaoskonna raamatukogu koos 2500 köite ja inventariga. Seoses üleandmisega määrati raamatukogu hoidjaks Aino Palu. Loen teile lõigu Aino kirjast, saadetud oma tulevasele abikaasale Edgar Rakkelile. Kiri kannab kuupäeva 15. november 1940. Peale selle mind määrati nüüd Luutsniku raamatukogu juhatajaks. Kas pole ma suur isik? Peale 2000 raamatu usaldati minu kätte. Oi, oli palju tööd selle ülevõtmisega. Tulid koostada igasugused aktid ja nii edasi. Öö tuli ka abiks võtta, sest kiirus oli väga taga. Muidu ei oleks jõudnud ära. Võtsin abilesi ka, siis töötasime. Kas pole see imelik? Algkooli juhataja kätte ei usaldatud raamatukogu. Võeti tema käest ära. Nüüd usaldati siis Palu Hendriku tütre kätte. Kas sina ei imesta seda asja? Imesta ikka sina ka. Kui sa teaksid, kui palju ma palka saan, 30 krooni kuus. Pühapäeval annan esimest korda välja raamatuid. Kahjuks ei selgu, kaua Aino täpselt raamatukogus töötas. 1944. aasta 5. septembri ajalehe Eesti sõnaandmetel elas Aino juba Tallinnas. Veel samal kuul, suure põgenemise ajal, pidi ka Aino koos oma abikaasa ja väikese tütrega olude sunnil Eestist lahkuma. Lahkuti laevaga alguses Saksamaale. Ainol sündis sealt pagulusest teinegi tütar, Marianne. Hiljem suundus pere edasi juba Ameerikasse. Marianne külastab peaaegu igal aastal oma perega ema sünnikodu. Kuigi Aino suri Ameerikas, on ta maetud Eestisse. See oli Marianne memme viimane soov. Osa tema põrmust puhkab aga siin, tema kodutalus, meie suure tamme all. See tamm paistab meile ka sealt aknast kätte. Ühe inimese eluring selle maja ajaloos on sellega täis saanud ja muutunud meie ühiseks ajalooks. Marianne meenutused oma elust Ameerikas ja esimesest külastusest Eestisse on ilmunud Võrumaa Teataja 2022. aasta 2. juuli numbris. Nõukogude ajal oli selles majas kolhoosikeskus, korterid ja viimasena tarbijate kooperatiivi kauplus. Eesti taasiseseisvumisel tagastati maja selle õigus järgsetele omanikele. Aino vend Heino müüs hiljem sümboolse hinna eest maja Haanja vallale. Kuna Haanja vallal endal ei olnud laguneva majaga otseselt midagi plaanis ja raamatukogu ruumid vanas vallamajas, need pildid on aastast 1926, kui toimus Vana-Laitsna vallamaja sisseõnnistamine, olid väga külmad ja aastaid remontimata, siis tehtigi valla poolt külaseltsile ettepanek hakata hoone renoveerimiseks projekte kirjutama.
nii valmiski juba 2010. aastal hoonele ehituslik põhiprojekt külakeskuse väljaehitamiseks. Hoonet projekteerides lähtusime juba algselt ideest ühtse tervikuna toimivast kogukonnakeskusest. Kuna hinnapakkumised terve hoone renoveerimiseks ületasid toona mitmeid kordi fondidest saadavad rahastamisvõimalused, siis tuli jaotada hoone ehitustööd erinevatesse etappidesse. Loobuda tuli ka ülemise korruse väljaehitamisest. Lammutustööd ei mahtunud samuti mitte ühegi etapi eelarvesse. Nii teostatigi hoone lammutustööd kogukonna oma inimestega. Igal tööpäeval 2 kuu jooksul osales objektil tasuta töötades keskeltläbi 10-liikmeline meeskond, kes panustas nii oma jõudu, aega kui ka vahendeid kogukonna unistuse multifunktsionaalne külakeskus nimel. Igal tööpäeval valmistati seltsi poolt töölistele ka sooja lõunatoitu. Algsest hoonest jäid pärast lammustustöid järele vaid 4 välisseina ja 1 sisesein. Esimese etapi ehitustööde lõppedes oli maja taas katuse all ja uksed-aknad ees. Teises etapis sai maja uue korstna ja küttekolded. 3. etapis teostati aga sisetööd. 2017. aasta detsembris kolisime vanast raamatukogust, kus raamatukogu oli olnud oma viimased aastad alates 1948. aastast, esimesed raamatukastid juba siia uude renoveeritud hoonesse. Marianne onu Heino viimane soov oli, et nende kunagine kodumaja võiks jääda vanaisa mälestuseks külarahva kasutada. Ühes kodukandipäeva avakõnes ütleski ta selle mõtte välja oma muhedas võru keeles ja lisas, et tan võisi olla uuesti kah üks lump, kon kuuldaam kunne kruuksmist. Nende kinnistul oli omal ajal ilus väike tiik läbivoolava ojaga. Täna saame öelda, et nii Heino kui Marianne unistused on täitunud ja nende vanavanemate kodu teenib meie inimesi. Raamatukogu fondi suuruseks oli eelmise aasta lõpuga peaaegu 14 200 eksemplari. See arv hõlmab nii raamatuid kui ka ajakirjade üksiknumbreid kokku. Sellesse fondi kuulub aga ka väike osa Ameerikast Eestisse toodud Marianne isa raamatutest. See sümboolne kingitus kogukonnale aitab elus hoida tema esivanemate mälestust. Ka Marianne õde Viivi on külastanud meid 2009. aastal. Eesti Raamatu aasta tervituse tahaks aga lõpetada Krista Aru, kelle kireks ja kutsumuseks oli ajalugu mälestuseks tema enda mõtetega. Oma sotsiaalmeedia blogis on ta kirjutanud järgmist. Eesti Raamatu aasta üks suuri soove ongi väga lihtne. Seiskem selle eest, et rahvaraamatukogud saaksid olla ja areneda kohana, mis hoiavad elu maal, hoides sellega ka meie riiki ja iseolemist. On lihtne ja odav tuua inimesele raamat koju ning raskem ja kallim püüda alles hoida väikseid raamatukogusid. Raamatukogu olemuslik mõte on olla inimese teekond raamatu juurde, mitte raamatu teekond inimese juurde. Käige raamatukogus ja lugege ükskõik millist raamatut. Kirjandus on kui jõgi, see laseb unistada. Unistagem siis julgelt ja suurelt. Head Eesti raamatuaastat!